No nii, tere hommikust minu poolt ka. Et mul on hästi hea meel, et mul on jäetud selle koolituse kõige lõbusam või meeldivam osa just seetõttu, et me saame koos lahendada ühte kaasust, mis on ju üsna ongi eluline ja kuhu on sisse pikitud kõikvõimalikud murekohad. Me saame need kõik koos läbi vaadata ja arutada siis, kuidas sellist olukorda lahendada. Ja ma tean, et see kaasuse tekst on teile kõigile ette saadetud, küll aga kuna see on meil salvestatud koolitus, siis võib olla inimesi, kes vaatavad seda järele ja ma eeldan, et see kaasuse tekst ei ole ka kellelgi peas. Et ma alustan sellest, et ma loen selle kaasuse teksti ette ja siis vaatame sealt edasi. Ühesõnaga, meil on siis täna üks pensionil Valter, kes on insuldi tagajärjel osaliselt halvatud, liigub vaevaliselt üksnes tualetti, elab üksinda talle kuuluvas korteris ja me teame ka seda, et tal on väike pension ja aastaid on see kulunud siis suures osas alkoholile. Ja korteril on aasta otsa tasumata kommunaalarvete tõttu võlgnevus. Insult on mõjutanud tema mõtlemise aeglasemaks, korter on muutunud joomasõprade abil räpaseks, kogunenud on prügi. Korterist levib ebameeldiv lõhn naabritele. Alumine naaber soovib korterit renoveerida, oma korterit renoveerida siis, milleks on vaja ka Valteri korteris vee- ja kanalisatsioonitolustike vahetus. Ja Valter nõustub minema hooldekodusse. Vallametsa vald leiabki talle hooldekodu koha, aga Valteri pension on 300 €, hooldekodutasu on 800 € ja sellest pensionist siis ei piisa hooldekodutasu maksmiseks. Valteril on ka 3 täisealist last. Marta on puuduva töövõimega. Tema siis saab 280 € pensionit ja tasub selle eest oma ravimite ja elamispinna eest. Ja vallavalitsusel on kontakt üksnes tütar Mariaga, kes saab 1000 € töötasu, kasvatab ise 2 alaealist last ja on nõus osaliselt siis tasuma hooldekodu teenuse eest, kuid ütleb, et tema üksi ei peaks tasuma, sest Valteril on ka poeg Margus, kes on heal järjel ettevõtja ja andmeid Marguse sissetulekute ja tema võimalike laste ja elukoha kohta, aga Maria esitada ei tea. Ja hiljuti on siis Vallametsa vallavalitsus teada saanud, et Valteril on olnud kunagi oma maja kinnistu, et on selle 6 kuud tagasi ära kinkinud hiljutisele tuttavale Arturile ja hinnanguliselt võis see maja maksta siis vähemalt 50 000 €. Ja vallavalitsus arvates saaks Valter kinkelepingust taganeda, sest tal oleks maja müügist saadavat raha võimalik kasutada oma ülalpidamiseks nii korteriga seotud maksete kui ka hooldekodu eest maksmiseks või tasumiseks. Ja? Selline kaasus ja nüüd, et meil oleks eriti lihtne hakata seda algusest lahendama, oleme koostanud sellise skeemi, et oleks ka visuaalselt meil siis ees, mis olukord meil siin on. Kõige üleval on meil siis Valter, kes saab 300 € pensionit ja hooldekodutasu on 800 €. See tähendab seda, et tema pensionist jääb puudu hooldekodu maksmiseks 500 €, mis on vaja siis kuskilt leida. Lisaks sellele siis tuletan meelde, et meil on Valteril on ühetoaline korter, mis on küll üsna kehvas seisus, aga see on siiski kinnisvara. Ja lisaks sellele on vallavalitsus avastanud, et tal oli 6 kuud tagasi ka kinnistu, mille ta on ära kinkinud ja selle kinnistu väärtus on siis 50 000 €, mis on ka üsna suur summa ja mille eest kindlasti saaks ülalpidamist anda ja hooldekodud kulusid tasuda. Siis on meil siin joonisel 3 sama astme ülalpidajat. Marta, kellest me teame, et ta saab 280 € pensionit ja ilmselgelt on see selline summa, mille arvelt siis inimene on küll mingil määral võimeline iseennast üleval pidama, küll aga me eeldame, et see ei ole piisav selleks, et hakata siis veel kedagi kolmandat üleval pidama. Meil on Maria, kes saab 1000 € töötasu ja kellel on 2 alaealist last, küll aga ei tule sellest kaasusest tegelikult välja see, kas ja kui suures ulatuses siis nende laste ülalpidamisel osaleb laste isa, näiteks kas isa osaleb 100% nende ülalpidamisel, võib-olla see Maria 1000 € töötasu
ongi raha, mida ta saab ainult iseenda jaoks kasutada. Aga see on siis selline info, mida kohalik omavalitsus peab seda kaasust lahendades hakkama detektiivi töö tulemusel ja tööna siis välja selgitama, et millised on siis need tegelikult ülalpidamisvajadused Marial ja kas ja millises ulatuses siis nende laste isa ka alaealiste laste ülalpidamises osaleb. Nii, ja siis on meil kolmas Margus, kelle kohta andmed puuduvad, eks, aga me teame, et ta on heal järel ettevõtja, mis eelduslikult tähendab seda, et tema kohta on võimalik saada vähemalt sellist esialgset infot, et temaga kontakti võtta ja siin on tõesti siis kohalikul omavalitsusel suurem ülesanne selgitada välja siis andmed, et saada Margusega ühendust ja kellel ka siis võib tekkida siin ülalpidamiskohustus ja millises ulatuses, et see skeem on meil selline. Nii, siis edasi tuletame veel meelde selle õigusliku raamistiku, eks, milles me siin orienteerume, kus need kohustused tulevad. Et meil on Eesti Vabariigi põhiseadus, mille paragrahv 27 siis ütleb, et perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajajate liikmete eest ja meil on siis see kohustus sisustatud perekonnaseaduses ülalpidamiskohustuse täitmisega ja perekond, millest siis juttu on just nimelt need perekonnaliikmed, kes on perekonnaseaduses toodud ülalpidamiskohustuslased, millest me ka veel räägime, kes need kõik on. Siis on meil põhiseadus paragrahv 28, mis ütleb seda, et Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral ja need abiliigid ulatuse ja saamise tingimused ja korra siis sätestab seadus. Selleks seaduseks on meil sotsiaalhoolekande seadus, mis näeb ette siis kõik need vajalikud ja kohustuslikud teenused, mida kohalik omavalitsus ja riik peavad abivajajatele tagama ja nende teenused osutama ja lisaks sellele on seal reguleeritud ka selliste teenuste eest tasu maksmine. Nii, nüüd veel väga oluline, mida ma alati igal koolitusel rõhutan, on siis see meeldetuletus, kes need inimesed siis on, kes on kohustatud ülalpidamist andma ja millises järjekorras nad seda tegema peavad. Ja see järjekord on oluline meeles pidada kogu aeg, sest kui me seda nimekirja vaatame, ma vaatan, et need slaidid on natukene ainult nihkesse, aga selles nimekirjas vastutab siis riik, kohalik omavalitsus kõige viimases järjekorras. Ehk et ikkagist kehtib meil enese ülalpidamispõhimõte. Inimene ise vastutab oma ülalpidamise eest, mis eeldab seda, et tal on kas piisavalt suur sissetulek või tal on piisavalt vara, mille arvelt seda ülalpidamist anda endale. Ükskõik, kas see vara on siis kinnisvara või vallasvara, aga igal inimesel on esmakohustus seda vara enda tarbeks siis kasutada. Teisena on siis inimene, kellega on sõlmitud vastav kokkulepe. Näiteks oletame olukorda, kus on inimesel olnud korter ja tal on ka väga tore naabrinaine ja siis ta on otsustanud, et ta kingib selle korteri oma naabrinaisele ära ja näeb ette selles korteri kinkelepingus muuhulgas siis sellist kohustust, et naabrinaine on kohustatud siis vajadusel maksma kinkija eest viimase hooldekodutasud või siis andma muul viisil talle ülalpidamist, kui selline abivajadus tekib. Et alati peame kontrollima, kas selliseid kokkuleppeid on sõlmitud ja notarite praktikast ja nendest viimastest suundadest tean ka seda, et notarid ikkagist väga palju soovitavad selliseid kokkuleppeid sõlmida ja olukorras, kus tulebki vanemaid inimesi tehingule eesmärgiga oma vara ära kinkida, siis notarid peavad selgitama ka seda, ja soovitama just nimelt seda, et sellel kinke saajal siis tekiks ikkagist ka rahaline kohustus selle kinkija ees, juhul kui see kinkija seda abi vajab
et üldjuhul on need ikkagist eakad inimesed, kes selliseid tehinguid tegema tulevad ja see on ka väga vastutustundlik käitumine, kui ikkagi selgitatakse ja selliseid klausleid üha enam lepingutesse pannakse, et kindlasti sellises olukorras, kus on selge, et inimesel endal neid rahalisi vahendeid ei ole ja ei ole ka enam vara, tuleks kontrollida, kas näiteks kinkelepingutes on selliseid kokkuleppeid sõlmitud või on need kokkulepped kuidagi muul viisil vormistatud. Siis kolmanda järjekorras on meil pereliikmed ja pereliikmed vastutavad ka ülalpidamiskohustuse täitmise eest väga kindlas järjekorras. Et esimeses astmes on meil siis abikaasad, lahus elav abikaasa, lahutatud abikaasa teatud tingimustel ja alles siis, kui ei ole selliseid ülalpidajaid inimesel, ehk tal ei ole ei abikaasat, lahus elavat abikaasat ega lahutatud abikaasat, siis tuleb vaadata neid järgmise aste ülalpidajaid, kes on siis täisealised esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased. Ja lõppastmes siis vastutab riik ja miks see on oluline, on see, et kuna ikkagist kohalik omavalitsus kasutab ka avalikku ressurssi, siis selleks, et tal oleks õigustust seda teha ja ütleme ükskõik millise kohustusliku teenuse eest siis võtta tasu maksmine enda kanda, peab ta läbi käima kõik need eelnevad astmed ja tegema selgeks, et nendel inimestel, kellel seadusest tulenevalt on kohustus nende teenuste eest tasuda, ükskõik kas siis täielikult või osaliselt, seda teeksid ja üksnes siis, kui see võimetus on tuvastatud, et selliseid ülalpidamises ei ole võimalik nendel inimestel osaleda majandusliku olukorra tõttu, siis saab võtta ka kohalik omavalitsus selle ülalpidamiskohustuse enda kanda või siis tasuda vajalike teenuste eest. Ja need vastavad seadusätted ka on perekonnaseadus paragrahv 96, mis räägibki sellest, et ülalpidamist on kohustatud andma siis täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased ja paragrahv 105, mis ütleb, et alaneja sugulane annab ülalpidamist enne ülenejad sugulast ja sellest tulenevalt ongi meil see järjestus ülalpidamiskohustustega isikutel selline, et kõigepealt annavad ülalpidamist siis täisealised lapsed, seejärel elus olevad vanemad, siis täisealised lapselapsed ja lõpuks elus olevad vanavanemad. Et sellises järjestuses see ülalpidamiskohustus täitmine toimub. Ja ka see, et mitu astme sugulast siis täidavad ülalpidamiskohustust osavõlgnikena, ehk et ei ole neil solidaarkohustust ja kõik ülalpidamiskohustusega isikud ei pea sugugi täitma ülalpidamiskohustust siis võrdsetes osades, et nad igale võlgnikule või igale osavõlgnikule või siis igale ülalpidajale võib määrata see ülalpidamise suurus või see siis tasu maksmise suurus vastavalt tema enda majanduslikule olukorrale ja võimekusele ja lähtudes kõikidest nendest andmetest, mis kohalik omavalitsus on siis iga konkreetse kaasuse puhul kogunud. Ja perekonnaseadus paragrahv 102, mis ka ütleb seda, et isik vabaneb siis ülalpidamiskohustusest selles ulatuses, millest ta ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline andma teisele isikule ülalpidamist kahjustamata enese tavalist ülalpidamist. Eks, et need on nüüd need juhud, nagu kui me tuleme siia kaasuse juurde tagasi, ma võtan selle skeemi ette, siis on seda hea lihtne vaadata. On meil Marta, kes saab pensionit 280 eurot ja tõenäoliselt tema on selline inimene, keda siis peaks perekonnaseaduse paragrahv 102 alusel vabastama ülalpidamiskohustuse täitmisest. Nii, nüüd on meil siin skeem, me oleme üle vaadanud ka need asjakohased paragrahvid ja hakkame siis otsast seda olukorda lahendama. Kõigepealt siis vaatame Valter, et kui me rääkisime sellest, et igal inimesel on enese ülalpidamiskohustus kõige esimesena, siis selle kaasuse kohaselt on meil Valter, kelle sissetulekust küll ei piisa hooldekoduteenuse
tasumiseks, sealt 500 eurot puudu, küll aga me teame, et tal on korter ja korter on küll kehvas seisus, aga siiski on ta kinnisvara ja sellel kinnisvaral on mingisugune väärtus. Ja küsimus on esimeses astmes selles, kas on võimalik seda kinnisvara ikkagist kasutada Valteri enda ülalpidamiseks. Ja juhul, kui see võimalus on ja me seda jaatame ja me teeme selgeks selle, et seda kinnisvara on võimalik kasutada ülalpidamiskohustuse täitmiseks, siis tegelikult võiks öelda, et see kaasus on sellega lahendatud. Sellepärast, et kuna me just rääkisime järjekorrast ja ka pereliikmed ju vastutavad väga kindlas järjekorras ülalpidamiskohustuse täitmisest, kui inimesel on ikkagist endal vara, mille arvelt seda kulusid kanda, siis me võiksime öelda, et see kaasus on sellega lahendatud. Mis aga on praktiline probleem, on loomulikult see, et Valter on meil hooldekodus ja küsimus esiteks, kas tema tahab üldse ja on nõus sellega, et tema korteriga midagi tehakse. Ja kui on nüüd selline olukord, et Valterile ei ole eestkostet seatud, ehk et kui meil Valteril on eestkostja ja see eestkostja hõlmab ka seda, et eestkostja saab teha Valteri varaga tehinguid, siis on olukord kohaliku omavalitsuse küljest vaadates oluliselt lihtsam, sest see tähendab seda, et eestkostja saab ise siis otsustada, mida ta selle korteriga teha saab selleks, et neid hooldekodukulusid kanda. Ehk et number 1, korter on räpane ja üsna kehvas seisus. Järelikult selleks, et temast üldse kas saada mingit üüritulu või ta maha müüa, peab olema keegi inimene, kes sellega tegeleb, kes selle ära koristab või laseb koristada või maksab selle teenuse eest, et see korda tehakse. Leiab sinna üürniku või leiab maakleri, kes hakkab seda välja üürima. Või siis teine variant on see, et otsustatakse, et ei, et see pole seda väärt, et hakata seda korterit korda tegema sellel eesmärgil, et teda välja üürida, vaid et mõistlik on see hoopis maha müüa. Ja sellisel juhul tuleb leida siis ka maakler, kes paneb selle müüki või hakkab siis eestkostja ise vabatahtlikult seda müüma. Ja kui see eestkostja on olemas, siis ma ütlen, et see olukord on oluliselt lihtsam kindlasti, sest tal on juba volitus teha Valteri varaga tehinguid selleks, et Valter saaks oma kohustus ise täita. Ja juhul, kui see tõesti õnnestub, siis saabki ju kohalik omavalitsus otsustada lisaks sellele, et Valter läheb sinna hooldekoduteenusele, ka selle, et Valteril tegelikult on piisavalt piisavalt palju varalisi vahendeid selleks, et ise oma hooldekodutasu maksta. Ehk et siis kohalik omavalitsus võib võtta võib-olla ajutiselt need kulud enda kanda, sest ütleme selle korteri ükskõik, kas ta läheb väljaüürimisele või ta siis otsustatakse, et ta müüakse maha, siis see kõik vajab aega ja samal ajal loomulikult on Valter hooldekodus ja need hooldekodutasud vajavad maksmist. Nüüd kindlasti tavapärasem olukord on see, et Valter on hooldekodus ja tal ei ole eestkostet määratud ja ta ei ole ka üldse kuidagi huvitatud sellest, et tema varaga midagi tehakse. Ma ei tea, võib-olla tal on siit kaasuse asjaoludest ei tule seda välja, aga kui me võime siin fantaseerida ükskõik mida, siis me võime näiteks ka mõelda juurde, et Valter hoopis on kogu aeg arvanud, et see korter läheb hoopis tema, ma ei tea, lemmiklapsele näiteks, kelleks on Maria või läheb hoopis tema lastelastele, et ta kohe kindlasti ei taha seda korterit enda jaoks kasutada. Mida see siis tähendab, et siis on vaja kas teda siis veenda ja üks teema muidugi on see, et veenda, et ta üldse oleks nõus, et seda korterit kuidagi tema enda heaks kasutataks. Teine on see, et tõenäoliselt Valter ise sealt hooldekodust ei hakka seda ei välja üürima, isegi kui ta nõus on sellega, et seda korterit kasutatakse tema enda heaks ja kindlasti ei hakka ta ka ise otsima sellele korterile ostjat, ehk et on vaja kedagi kolmandat, kes siis Valteri vara käsutab.
Ja kui me rääkisime, et eestkoste variant, oletame, et meil seda eestkostet ikkagist ei ole, et Valter on täie mõistuse juures ja saab igati aru oma tegevustest ja toimetamistest, siis kuidas seda teha? Ehk et Valteril oleks vaja nüüd ühte inimest, kes tema varaga toimetab ja lisaks sellele, et oleks vaja otsustada, kas see välja üürida või see näiteks maha müüa, siis on praktikas ju ka selliseid olukordi, et inimene läheb küll hooldekodusse, tal on korter, selle korteriga on igasuguseid teemasid, näiteks seal on erinevad otsekorralduslepingud sõlmitud, mille tulemusena mingisugune summa igakuiselt siis läheb Valteri pangakontolt maha. Valter ise neid teenuseid enam ei kasuta ja seda raha, mis sealt siis nende püsikorralduste alusel maha läheb, seda tegelikult on võimalik kasutada Valteri enda heaks. Jällegi Valter on hooldekodus, ise ta mitte midagi teha ei taha. On vaja inimest, kellele siis Valter annab volituse, et sellised igapäeva küsimused korda ajada, et kui siin korteril on ka võlgnevused tekkinud, ehk siis kuidas toimetada nendega, et need võlgnevused saaksid tasutud. Ja kes see inimene võiks olla? Praktikas on selleks kas mõni usaldusväärne sugulane ja praktikat on väga erinevalt, et kindlasti on olemas ka neid sugulasi, kes nii usaldusväärsed ei ole. Küll aga on võimalik notariaalse volikirjaga väga täpselt ära piiritleda, siis millised on need õigused, mida ühele volitatavale antakse, ükskõik kas ta on siis sugulane või keegi kolmas isik. Praktikas, kui sellist head sugulast ei ole või usaldusväärset sugulast, siis kellele selline volitus anda, siis võib selle volituse Valteri nõusolekul näiteks anda ka sotsiaaltöötajale, kes on Valteri juhtumiga tegelenud. Tõenäoliselt Valter usaldab teda ja võib-olla ta ongi ainukene inimene, kes on selline Valterile usaldusväärne ja kellele saaks selle volituse anda. Igal juhul on siin erinevaid variante ja võimalusi ja kõige, ütleme siis äärmuslik, aga kindlasti ka praktikas sage juhtum on see, et Valter ei ole nõus kellelegi volitust andma ja ütleb, et ta ikkagist tahab, et see korter jääks tema kas lastele või lastelastele ja nii on. Ja mis sellisel juhul saab, on ikkagist jälle see, et kohalik omavalitsus on läbi viinud, eks ole, Valteri majandusliku võimekuse analüüsi, ta on leidnud, et Valteril on vara ja järelikult Valter peab selle teenuse eest maksma ja juhul, kui Valter selle teenuse eest maksma ei ole nõus, siis kohalik omavalitsus kannab tõenäoliselt mingi perioodi neid kulusid ise, aga kas paralleelselt esitab hagi Valteri vastu kohtusse. Hagi tagamise korras seab kohtuliku hüpoteegi Valteri korterile ja mis tagab selle, et selle korteriga keegi kolmas isik mingisuguseid tehinguid ei tee ja olukorras, kus kohus selle hagi rahuldab ja nõuab Valterilt välja need ülalpidamise kulud või sellised hooldekodutasud antud juhul, mis võlgnevus on siin tekkinud, siis saab seda korterit kasutada nende tasude maksmiseks. Lisaks sellele on meil siis teada, et tal on kinnistu olnud ja sellest, kas ja kuidas seda kinnistut tagasi pöörata, sellest me võime ka kohe rääkida. Ehk et Valteril on kinnistu või oli kinnistu, 6 kuud on sellest nüüd möödas, kui see tehing tehti. Meil on olemas võlaõigusseaduses selline paragrahv nagu 267, mis näeb ette tingimused, millal saab kinkija kinkelepingust taganeda. Ja siin on ka selline paragrahv nagu 268, mis räägib sellest, et millal on võimalik kinkelepingust taganeda pärast täitmist ehk et sellises olukorras, kus juba on kinge üle antud ja meil antud juhul ongi selline olukord. Ja nüüd üks võimalus siis selleks on kinkelepingust taganemine ja seadusest tulenev alus on paragrahv 267 lõige 2,
mis ütleb seda, et võib kinkija lepingust taganeda, kui kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult üleval pidada, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajalikku raha. Kaasusest me teame, et on keegi Artur, vist oli tema nimi, on üsna tundub, et alles tuttavaks saanud, aga kuidagi ikkagi see kinkeleping on vormistatud. Eks me siis kõigepealt kohalik omavalitsus kontrollib, kas seal kinkelepingus juhuslikult on juba mingisugune ülalpidamisklausel, aga kuna neid andmeid, et selline klausel seal oleks, selles kaasuses ei ole, siis me eeldame, et sellist kokkulepet ei ole. Ja mis oleks alus siis taganeda, on see, kui Valter ütleb, et ma taganen seetõttu, et mul ei ole võimalik ennast ise mõistlikult ülal pidada ja mul on vaja seda kinnistut selleks, et enda hooldekodukulusid maksta. Ja lisaks, ja mis on muidugi oluline, on see, et see taganemise õigus on ka piiratud 1 aastaga. See tähendab seda, et kinkija võib selle võlaõigusseaduse paragrahv 268 kohaselt siis kinkelepingust taganeda 1 aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemisõiguse tekkimisest. Ja siis on küsimus, et millal see taganemisõigus meil on tekkinud, et selle antud kaasuse puhul võib järeldada, et hiljemalt sellel hetkel, kui Valter läks hooldekodusse ja sai teada, kui palju on hooldekodutasu, siis tegelikult ja selgus ka, et tema pensionist selleks hooldekodutasu maksmisest ei piisa, siis see ongi see hetk, millest alates saab hakata lugema seda aastalist tähtaega. Ehk et see aasta ei hakka kulgema mitte sellest tehingu tegemisest 6 kuud tagasi, mille puhul meil oleks juba 6 kuud möödas, vaid see hakkab lugema sellest hetkest, kui inimene saab teada, kui Valter on nüüd sinna hooldekodusse läinud ja saab teada, et tema pensionist sellest ei piisa. Lisaks muidugi kui neid kaasuse asjaolusid vaadata, eks, siis siin oli ka väike selline nüanss, et Valter on ise tarvitanud siin alkoholi, eks ole, ja ta on nagu kuidagi kogu oma raha või suurem oma raha tegelikult maha joonud, et kas siis see kingisaaja võiks näiteks ikkagist esitada sellise vastuväite ja öelda, et sa oled ise ennast sellisesse olukorda tahtlikult asetanud, oled ise kogu oma raha maha joonud, et see ei olegi kinkelepingust taganemise alus ja seda siis peab kohus hindama juhul, kui selline vaidlus peaks tekkima. No nüüd jälle tulles tagasi selle juurde, et kas Valteril on raha hooldekodutasu maksmiseks või mitte, eeldab ka tegelikult sellisest kinkelepingust taganemine ju ikkagist Valteri taheteks. Et juhul, kui meil on eestkostja, nagu me rääkisime, siis on see olukord palju lihtsam, siis eestkostja, kui tal on kohtu poolt selline volitus antud, siis ta saab ise need toimingud teha, et sellest kinkelepingust taganeda, sest kohalik omavalitsus ise ei saa midagi teha selleks, et see kinkeleping tagasi pöörata, vaid selleks on vaja, et kas Valter ise teeb taganemise avalduse, mida tehakse notaris, aga notar saab ka ise tulla hooldekodusse kohale ja selle taganemise avalduse tõestada või Valter siis volitab notariaalse volikirjaga kedagi usaldusväärset inimest, kas see on siis sugulane, kellest me rääkisime, või on see siis kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, kes on Valteriga tuttav. Igal juhul on vaja selleks siis volitust
volitust ja Valteri nõusolekut. Ehk et kokkuvõttes, kui Valter ei ole nõus sellest kinkelepingust taganema, siis on võimalus üksnes hüpoteetiline võimalus, kuidas kohalik omavalitsus saaks hakata ise sellest kinkelepingust kuidagi taganema või seda kinkelepingut kuidagi siis seda kinnistust kätte saada, et selle arvelt saaks Valteri hooldekodukulust tasuda läbi pankrotimenetluseks. Ehk et siis tuleks juba kuulutada välja Valteri pankrot ja selle pankrotimenetluse raames siis tagasi võita see kingitud korter. Ütleme nii, et pankrotimenetlus iseenesest on ka kindlasti kulu, eks ole, kohalikule omavalitsusele, millisel juhul alati peab kohalik omavalitsus hindama, kas see on mõistuspärane tegevus ja avaliku ressursi kasutamine, mida ta teeb või mitte. Aga kui rääkida, mis on nagu võimalused sellisel juhul, kui meil on kinkelepinguga kellegi vara või just selle abivaja varas ära kingitud, siis need ongi need võimalused, eks, et kas meil on eestkostja sellest tagasi pöörab, kas meil on Valter ise, kes seda tehingut tagasi hakkab pöörama, kas meil on Valteri poolt volitatud isik notariaalse volikirja alusel või siis kohalik omavalitsus saavutab selle kuidagi läbi pankrotimenetluse. Ja seda, kas te selle tee ette võtate või mitte, seda siis peab igakordselt ise kohalik omavalitsus hindama, mis see kõige mõistuspärasem oleks. Nii, nüüd me oleme üle vaadanud kõik selle, mis puudutab Valterit ja seda, et saaks ise ennast üleval pidada. Ja loomulikult see Valteri puhul on natukene lihtsam, ütleme, kohaliku omavalitsuse töö, et teada saada, mis on selle Valteri varaline seisund, et teil on nähtavad pensionid, kinnistusraamatust on nähtav korter, mida ka ilmselt on juba teada, sest et Valter ju kuskil enne elas, eks tal on teada, et tal on korter ja kinnistusraamatust on võimalik näha ka seda, et on olnud kinnistu ja see kinnistu on ära kingitud, eks. Nii, kui nüüd see esimene tase on tehtud ja oletame siis, et lihtsalt, et minna ka nende järgmiste inimeste juurde, et Valteril ikka seda vara ei ole ja ikka on see 500 eurot puudu, mis tuleb kuskilt leida, siis vaatame neid järgmise sama astme ülalpidamiskohustusega isikuid. Rääkisime Martast, kellel on väga väike pension ja ka kehtiv põhimõte on ju see, et selle ülalpidamiskohustuse täitmisega ei saa me tekitada juurde uusi abivajajaid ehk sellise 280 eurose pensioni sissetulekuga saame me ilmselt asuda seisukohale, et perekonnaseaduse paragrahv 102 alusel Marta vabaneb Valteri ülalpidamiskohustuse täitmisest. Maria puhul on siis, kuna ka saan kaasust aru, et kohalikul omavalitsusel on Mariaga hea kontakt, siis on võimalik ja kohalik omavalitsus peab siis tegema kindlaks selle Maria varalise olukorra, et ta saab 1000 eurot töötasu, aga tal on 2 alaealist last, eks. Ja jällegi peaks ikkagist tegema Mariaga nii palju koostööd ja eelkõige peab Maria tegema teiega koostööd selleks, et ära tõendada, millised on tema kulud, sest lihtsalt see, et on 2 alaealist last, me ei saa automaatselt eeldada, et mis siis nende ülalpidamiskulud on, ehk et peaks välja selgitama selle, kas nende isa osaleb laste ülalpidamises ja kui suures ulatuses, võib-olla vastupidiselt, need lapsed on 100% isa ülalpidamisel ja Maria 1000 eurost töötasust jätkub ka Valteri ülalpidamiseks ja veelgi enam, Maria on ka ise öelnud, et ta tegelikult on valmis mingis osas panustama, aga et ta ei tahaks seda teha üksi, sellepärast et tõesti on ka olemas vend Margus, kelle kohta andmed puuduvad, aga väidetavalt on ta heal järjel ettevõtja, nii et kindlasti peaks siis järgmisena selgitama välja selle, et mis on siis Marguse varaline olukord, mida
mida siis temalt saaks nõuda. Ja ütleme niimoodi, et kui Margus on heal järjel ettevõtja, siis tõenäoliselt on võimalik temast vähemalt mingigi, kuigi Maria ütles, et kontaktiandmeid tal ei ole, aga tõenäoliselt on võimalik ikkagi saada mingisugust andmeid tema kohta internetist. Temaga on võimalik saada kontakti ja eelduslikult siis Margus küll on võimalik siis Marguse kohta mingisuguseid varalisi majandusliku seisundi uuringut teha, et kui ta on ettevõtja, siis tõenäoliselt on tal olemas mingisugune äriühing, selle äriühingu kohta saab andmeid äriregistrist, andmed on avalikud. Lisaks sellele, eks ole, kinnistusraamat on avalik, kust on võimalik saada siis andmeid olemasoleva kinnisvara kohta. Ja eks ta selline üsna suur detektiivitöö on just kohaliku omavalitsuse poolt neid asjaolusid siis selgeks teha ja lõppastmes otsustada, kes kui suures ulatuses peaks seda ülalpidamiskohustust täitma. Ja nüüd sellises olukorras, mis võib olla ka praktikas üsna tavaline, on see ju, kui öeldakse, või näiteks kui ei vastata üldse kohaliku omavalitsuse kirjadele või kõnedele, et mis siis sellises olukorras teha, eks, et ikkagist on seaduses ette nähtud koostöökohustus, mis tähendab ju seda, et nii Maria, ütleme, ja Margus on tegelikult kohustatud kohaliku omavalitsusega koostööd tegema ja selleks, et kohalik omavalitsus saaks üldse mingiski osas vabastada kas Mariat või Margust, ütleme tulenevalt sellest, et nende majanduslik seisund ei võimalda Valteri ülalpidamist, siis selleks peavad olema andmed. Ja juhul, kui Maria ja Margus keelduvad andmete esitamisest või nad lihtsalt ei vasta kõnedele, siis kohalik omavalitsus ei saa ju teha järeldust, et hea küll, et nad ei vasta, järelikult me võtame selle kulu enda kanda. Et ei Margusel sellises olukorras, kus Margus ja Maria või ainult Margus näiteks keeldub oma andmete andmisest, siis vastupidiselt tuleb ikkagi eeldada seda, et Margusel on piisav varaline võimekus, sest ta ei ole tõendanud vastupidi, Valterit üleval pidama ja järelikult saab ka kohalik omavalitsus teha sellise otsuse, et jagada need antud juhul siis 500 eurot Maria ja Marguse vahel ära siis selle järgi, mis on neile tõendatud, eks. Ja juhul, kui Margus nüüd väidab vastupidist ja leiab, et see on tema suhtes väga ülekohtune, siis tal on võimalik seda loomulikult vaidlustada või juhul, kui ta esitab siis uued andmed, mille põhjal on võimalik kindlaks teha, et tegelikult Margusel vaatamata sellele, et ta on hea järjel ettevõtja, siis tal on hoopis, oletame, et tal on 3 alaealist last ja need ei ela Margusega koos ja Margus peab maksma väga suures ulatuses elatist oma 3 lapsele ja tõesti, kui me räägime sellest, et ülalpidamiskohustus täidetakse väga kindlas järjekorras, siis Margusel on esmakohustus ikkagist oma alaealiste laste ees ja alles seejärel siis on tal ülalpidamiskohustus Valteri ees. Et kui me mõtleme neid erinevaid olukordi, mis nagu juhtuda saavad, et siis põhimõtteliselt kohalik omavalitsus saab ju ka teha oma otsust muuta ja öelda, et need andmed on nüüd sellised, et hea küll, et Marguse me siis vabastame ülalpidamiskohustuse täitmisest seetõttu, et tal majanduslikult ikkagist ei ole võimalik selles osaleda. Aga võib olla ka vastupidine olukord, eks ole, et näiteks Maria siin oletame jälle, kuna see, võime siin kõike oletada, mis juhtumid praktikas võivad esineda, et Marial on küll praegu 1000 eurot töötasu, aga näiteks need 2 alalist last, keda ta üleval peab, saavad aasta pärast täisealiseks ja Marial enam ülalpidamiskohustust nende suhtes ei ole. Ehk et kui me võime täna otsustada, et Maria peab kandma mingisuguse minimaalse osa, oletame, et see on 50 eurot, siis ja kohalik omavalitsus teab, et aasta pärast on nii, et oletamegi, et need on kaksikud näiteks, kaksikud, kes saavad järgmisel aastal 18
ja Maria siis nende ülalpidamiskohustus oluliselt väheneb, siis me võime küsida teha ka uue otsuse, öelda, et Maria peab kandma siis neid Valteri ülalpidamiskulusid ja tasuma hooldekodutasu siis suuremas ulatuses. Ja mis veel järgmisena on küsimus, on muidugi see, et nüüd kohe tekivad ka kaks uut ülalpidamiskohustusega isikut, kes on need 2 alaealist last, kes nüüd on siis täisealised ja oletame ka, et need täisealised lapsed mõlemad saavadki kohe 18 ja mõlemad võetakse tööle ja neil on üsna mõistlik sissetulek, siis põhimõtteliselt on võimalik ju ka selline olukord ja lähtume sellest, et Valter on olnud hea vanaisa, mitte sellest, et ta ei ole olnud hea vanaisa, mis teeb selle kõike nagu veel rohkem keerulisemaks, aga oletame, et ta on olnud hea vanaisa ja oletame, et Valter ikkagist ei annagi seda nõusolekut, et oma korterit ära müüa või sellega midagi teha, sest ta tahab, et hoopis see korter läheks tema lastelastele. Siis meil võib tekkida ka selline olukord, et ikkagist need 2 nüüdseks täiskasvanud lapselast mingis osas Valteri hooldekodutasu maksmisel osalevad. Ja muidugi see lastelaste poolt ülalpidamiskohustuse täitmine on tekitanud palju erinevaid emotsioone. Ka selle kohta, et kas see on õigustatud nendes olukordades, kus ikkagist need suhted ei ole olnud head, aga kehtiv seadus praegu sellisel viisil ikkagist on, et potentsiaalselt võib nendel nüüdseks täiskasvanuks saanud lastel see kohustus tekkida. Nii. Mis siis? Tahtsin veel siis tulla tagasi Marguse juurde ja tegelikult see on sama ka Maria puhul, aga kuna Maria on kaasuses öelnud, et ta on valmis põhimõtteliselt mingis osas ülalpidamiskulusid kandma, siis tõenäoliselt tema ei esita väiteid selle kohta, et ta üldsegist ei taha või et Valter on kuidagi olnud tema suhtes halb isa. Küll aga kui me võtame näiteks Marguse ja mõtleme üsna sagedatele näidetele sellest, kuidas üsna tihti, ilmselt teie praktikas ka, või mitte ka, vaid ongi teie praktikas, on neid olukordi, kus ikkagist täisealine laps ütleb, et aga ei, ma ei kavatsegi ta üleval pidada, sellepärast et Valter, esiteks ta oli halb isa, siis ta jõi hästi palju ja minu ülalpidamises ta tegelikult üldsegist ei osalenud. Ja selle alusel siis näiteks oletame, et Margus, kes muidu on ikkagist hea järel ettevõtja, esitabki sellise vastuväite, ütleb, et ei, mina ei kavatse seda teha ja palun mind siis vabastada või isegi ei palu, vaid ma lihtsalt ei maksa neid kulusid. Ja nüüd on siis jällegi küsimus selles, mida kohalik omavalitsus siis sellises olukorras teeb. Ja kuna ma selle nüüd mõtlesin ise välja, siis mul ei ole seda võlaõigusseaduse paragrahvi 103 siin teile skeemi peal toodud või selles slaidi peal toodud, aga enam-vähem on ta mul peas. Ja see 103, võlaõigusseaduse paragrahv 103 siis ütleb seda, et kohus võib vabastada siis inimese ülalpidamiskohustuse täitmisest näiteks sellisel juhul, kui see inimene, kelle suhtes ülalpidamiskohustust peaks täitma, ei ole siis ise täitnud ülalpidamiskohustust, siis kui näiteks meil siin Margus oli alaealine ja ta ütleb, et Valter ei olnud üldsegi kodus, ta oli küll mu emaga abielus, aga ma mitte kunagi teda ei näinud ja ta ainult jõi, eks, et ma palun siis, et ma soovin vabastamist või mis ongi 2 alust tegelikult praegu läks kokku, eks, et üks on see, et Valter ei täitnud minu suhtes ülalpidamiskohustust ja teine on see olukord, kus inimene on ise siis oma sellise ebamõistliku käitumisega sellise olukorra loonud, et tal ei ole ülalpidamiseks piisavaid vahendeid. Ja toob sellise näite ja isegi toetub sellisele paragrahvile nagu võlaõigusseaduse paragrahv 103, ütleb, et mind tuleks vabastada. Ja siis on meil küsimus siis, mida kohalik omavalitsus teeb ja kuna ikkagist me räägime sellest konkreetselt, mida ütleb seadus, siis seadus ütleb meil väga selgelt seda, et
selliste näidete puhul ja olukordades saab inimese vabastada ülalpidamiskohustuse täitmisest ainult siis, kui seda teeb kohus, kui meil on olemas kohtuotsus selleks. Ehk et juhul, kui Margus tuleb kohaliku omavalitsuse juurde sellise jutuga, siis kohalik omavalitsus loomulikult kontrollib kõiki asjaolusid ja võib olla praktikas muidugi selliseid juhtumeid ka, kus meil on sotsiaaltöötaja, kes on olnud selle perega näiteks, ma ei tea, 30 aastat kursis. Ta teab väga hästi, et Valteril olid väga suured probleemid juba siis, kui Margus oli väike või kui ka Maria oli väike, aga oletame siis, et me praegu ainult räägime Margusest. Margus oli väike, Valter tõepoolest jõi kogu aeg, sissetulekut ta ei teeninudki. Nad olid küll abielus emaga, aga kohalikul omavalitsusel selline informatsioon teada. Ja lisaks sellele muidugi oletame ka, et need hooldekodutasu, mida Margus peaks kandma, et tema osa näiteks sellest on 50 eurot kuus. 50 eurot kuus ja võib-olla Valter on ka nii vana, et kohalikul omavalitsusel on teada või on hooldekoduga räägitud, on arstid, kes ütlevad, et see periood, millal Valter veel elus on, et see on üsna lühike, et need kulud, mis reaalselt siis, mida saaks kohalik omavalitsus hakata siis Marguselt välja mõistma, on, ma ei tea, võib-olla siis 400 eurot, eks ole. Et mida siis kohalik omavalitsus saab teha, arvestades, et seaduse järgi vabastab ülalpidamiskohustusega isiku ikkagist ainult kohus, aga kui ikkagist on tegemist sellise olukorra, et see võit, mida sellise kohtuvaidluse puhul saada on niivõrd väike, et see ressurss, mis sellele kulub, on oluliselt suurem, siis võiks asuda ka seisukohale, et kohalik omavalitsus võib ise siis öelda, et ta vabastab selle Marguse ülalpidamiskohustuse täitmisest ja loomulikult see peab olema väga hästi põhjendatud ja tõesti ainult need sellised väga ekstreemsed juhud, kõikidel muudel juhtudel, kui on näha, et inimesel on piisavad rahalised vahendid, et ülalpidamist anda, kui antud juhul Margusel on näiteks väga hea majanduslik olukord ja Valter ka ei ole sugugi nii vana inimene, vaid on inimene, kes tõesti vajab küll seda teenust, aga ta on näiteks väga pikalt sellel teenusel ja see teenus on väga kallis, siis kohalik omavalitsus siiski peaks otsustama, et Margus peab neid kulusid kandma ja Marguselt välja mõistma ja Margusel on võimalik siis seda otsust vaidlustada ja on võimalik esitada ka vastuväite, et ta ei ole ise kas kunagi ülalpidamist saanud või tuleks teda vabastada seetõttu, et Valter on oma alkoholi tarbimisega ennast sellisesse olukorda ise asetanud. Ehk et ikkagist sellised kohaliku omavalitsuse võimalused vabastada kedagi ülalpidamiskohustuse täitmisest peavad tulenema üksnes sellest majanduslikust olukorrast, milles need ülalpidamiskohustusega isikud on ja selle analüüsi tulemusel. Ja üksnes väga erandlikud olukorrad, kus tõesti on näha, kus tõesti et kohalikul omavalitsusel on olemas niivõrd väärtuslik informatsioon, mida tegelikult kõiki neid tõendeid peaks hindama kohus, on ju, et miks on see antud kohtupädevusse, on ju see, et näiteks oletame, siin ei peagi oletama, siin ongi, Valteril on, eks ole, lapsed on sama astme esimese järgu ülalpidajad ja siis on lapselapsed. Et kui nüüd kohus vabastaks Marguse selle võlaõigusseaduse paragrahv 103 alusel ja ütleks, et tõesti, et seda on ebamõistlik Marguselt nõuda, siis automaatselt vabanevad ka need kaks Maria last ehk siis Valteri lapselast, kui nad saavad täisealiseks, siis nendele see kohustus üle ei lähe, eks. Kõikidel muudel juhtudel, kui näiteks Maria ja Marguse varanduslik seisund on ikkagist üsna kehv, eks, siis ja nendelt ei ole võimalik kõike seda vaja puuduolevat raha siis kätte saada, siis on tegelikult see kohustus lasub nendel kahel kohe täiskasvanuks saanud lapselapsel.
et selline kohtu poolt vabastamine lõpetab lõplikult ülalpidamiskohustuse täitmise Valteri suhtes ja ka õiguses ülalpidamiskohustuse täitmist nõuda. Ja kohus on see koht, kes siis hindab kõiki neid tõendeid ja teeb nende tõendite põhjal otsuse, kas need tõendid on piisavad selleks, et väita, et Margus ei ole saanud ülalpidamist Valterilt mitte kunagi ja seetõttu tuleks ta vabastada või et see Valteri abivajadus on tekkinud selle alkoholi tulemusel, sellepärast et lihtsalt see, et me antud juhul ei tea, kas Valter läks hooldekodusse selle tõttu, et ta oli lihtsalt vana ja see alkoholi tarbimine oli nagu sellega kaasas käiv nähtus või on tõesti see hooldekodu vajadus tekkinud ainult ja ainult sellepärast, et Valter on hästi palju alkoholi tarbinud ja tegelikult võib-olla ta hoopis 50-aastane ja tal ei ole ühtegi ja tema abivajadus ei ole tekkinud mingisuguse muu objektiivse asjaolu tulemusel, et siis me saaksime ja siis, kui kohus selle tuvastab, siis saaks öelda, et kõik tema ülalpidamiskohustuse isikud siis vabanevad tema suhtes ülalpidamiskohustuse täitmisest. Et seetõttu on oluline, et selle otsuse teeb kohus ja mitte kohalik omavalitsus, et sellisel juhul ikkagi kohalik omavalitsus alguses otsustab, et kulud peab kandma seal Margus, Maria, võivad seda teha erinevates suuruses ja siis peavad juba need inimesed ise selle vaidlustama kohtus ja selle tulemus võib olla siis midagi muud, aga ma arvan, et on väga oluline, et ikkagi see sõnum jõuaks nagu ühiskonda, et see seadusest tulenev ülalpidamiskohustus on ja inimesel on ka endal see ülalpidamiskohustus, et sellest ei ole võimalik nii kergesti vabaneda, et ma kingin ära kogu oma vara ja ütlen, et minu laste vastu nõuet esitada ei tohi ja ma ei ole sellega nõus ja nüüd ma vabanengi. Et ikkagist, et see sõnum peab olema see, et ei, te ikkagist vastutate, kuni ei ole kohus jõudnud vastupidisele järeldusele, et ei vastuta. Et see on väga oluline ka natuke selline mõttemustri muutmine, mis nagu praegu mulle tundub, et on üsna sagedane ja kindlasti te teate oma praktikas seda ka, et on olemas neid väga tublisid inimesi ja eeldame, et need on enamus, kes on siis valmis seda ülalpidamiskohustust täitma, isegi kui see on osaliselt, siis see on ikkagi parem kui mitte midagi. Ja loodetavasti on vähem neid, kes kuidagi trikitavad, et sellest vabaneda, aga kindlasti neid on. Et neid olukordi kindlasti tuleb ikka jälle ette, et siis on oluline teada, et kuidas nendes olukordades käituda. Nii. Ja nüüd, kui me oleme jõudnud selles analüüsis sinnani, et oletame, et Marialt me saime mingisuguses ulatuses ja Marguselt me saime ka mingisuguses ulatuses ja võib-olla kunagi saab veel lastelastelt mingisuguses ulatuses need hooldekodutasud kantud ja jääb mingisugune osa, siis, mis jääb puudu, siis see on nüüd selle Vallametsa vallavalitsuse kohustus selle puudu oleva osa siis tasuda ikkagist, et Valter saaks seda vajalikku teenust vajalikus ulatuses ja et selle teenuse eest ka oleks makstud. Nii, ja sellega tegelikult ütleme, et see konkreetne kaasus tundub, et on lahendatud. Nii. Aga meil on veel aega ja ma vaatan, et me saame võtta, ma ei tea, kas praegu on tulnud mingeid küsimusi vahepeal. Nii. Aha. Esimene küsimus on siis selline. Meie ei saa infot notaritelt ja inimesed ise ei ütle. Kuidas saame infot? Ja, no vot, see ongi täpselt see, millest me rääkisime. Tegelikult on see koostöökohustuseks, et kui ikkagist
see on minu seisukoht on küll selline, et kui kohalik omavalitsus on inimese poole pöördunud, ta on öelnud, et meile teadaolevalt olete te selle inimese laps, teil on seadusest tulenev selline kohustus, palume esitada teil enda palun anda teada, kas te olete nõus või valmis osalema nende hooldekodukulude tasumises. Meile teadaolevalt on teil, ma ei tea, on teil kinnisvara või et te olete hiljuti oma kinnisvaraga mingeid tehinguid teinud, et palun siis esitada need dokumendid. Ja olukorras ikkagi inimesed ei ütle ja dokumente ei esita ja teil ei ole võimalik tegelikult neid andmeid kuskilt saada, eks avalikest registritest, siis sellisel juhul ütleks ma, et inimene ei ole tõendanud, et tal ei ole võimalik kuidagi ülalpidamiskohustust täita ja järelikult sellest tulenevalt saab kohalik omavalitsus teha otsuse, et puuduolevas summas, kui meil on siin kaks täisealist last, eks ole, siis nemad maksavad, jagame selle pooleks, kuna kumbki neist ei ole meile mingit informatsiooni andnud, jagame pooleks ja antud kaasa puhul ütlemegi, et 250 eurot on see summa, mida peab tasuma ja kui nad siis ja vaidlustagu siis ja kui nad esitavad või ei vaidlusta, vaid esitavad mingeid andmeid, siis pärast seda otsuse tegemist, siis saab kohalik omavalitsus teha oma otsust ka muuta, eks. Aga et see teadmine lihtsalt, et ma ei vasta, järelikult ma vabanen, et see nii ei ole, et kui ei vasta, siis me eeldame, et inimesel on mingisugused sissetulekud, tal on mingisugune vara. Nüüd ma saan aru, et kõik, mis puudutab igasuguseid toetusi, peretoetused, lapsetoetused ja sissetulekud tegelikult, mis puudutab töötasu, siis neid andmeid te tegelikult näete ehk, et te mingisuguse pildi saate selgeks, on ju, et kui seal on nüüd küsimus just nende vara võõrandamises ja seda infot ei tule, siis te peate lähtuma, et sellest, et järelikult on piisavad vahendid olemas. Või juhul, kui on midagi ära võõrandatud, siis on küsimus, kas kohalik omavalitsus pöördub kohtusse ja siis nõuab need dokumendid kohtu kaudu välja, et see on jälle nüüd selle ressursi jagamise küsimus ja ressursi kasutamise küsimus. Nii. Seoses ülalpidamiskohustusega küsimus, et kas lahutatud abikaasal on ka ülalpidamiskohustus? Jah, võib olla küll lahutatud abikaasal ülalpidamiskohustus ja see ülalpidamiskohustus tekib või on sellisel juhul, kui selle abivajaja abivajadus oli olemas ka abielu lahutamise ajal. Ehk et oletame, et inimene on osaliselt töövõimetu, see osaline töövõimetus oli inimesel nii abielu ajal kui ka abielu lahutamise ajal olemas, siis tema võib nõuda, et tema lahutatud abikaasa siis mingis osas, vajalikus ja põhjendatud osas kannab tema ülalpidamiskulud. Aga need peavad olema tõesti kulud, mis on tõendatud, kulud, mis peavad olema talle eluks vajalikud. Ehk et ma toon praktikast ühe näite. Üks kohtulugu, kus abikaasal oli abivajadus tegelikult olemas abielu ajal. Tal oligi, seda protsenti ma ei mäleta, aga ta oli osaliselt töövõimetu ja ta nõudis siis oma endiselt abikaasalt kohtu kaudu elatist oma ülalpidamise, oma enda siis vajaduste rahuldamiseks. Ja selles nõudes tuli välja, et mida ta küsis, olid sellised kulud, mis tegelikult ei olnud talle eluks hädavajalikud. Ehk et tal oli määratud, ütleme, mingisugune ravi. See ravi oli tegelikult riigi poolt osaliselt tasutud. Osa ravi ta pidi saama siis tasuta ja osa siis mingitel soodustingimustel, aga tema selle asemel, et siis saada nii-öelda riigi kulul seda abi, läks erahaiglasse ja sai väga kalleid tasulisi teenuseid, mis võib olla ka okei, juhul kui need oleksid olnud talle hädavajalikud. Aga selle kohtukaasuse raames selgus, et tegelikult tal ei olnud selliseid kalleid teenuseid vaja. Tema abivajadus oleks saanud rahuldatud ka nende teenuste poolt, mis riik pakkus ja millest tulenevalt siis kohus jättiski tema hagi rahuldamata ja ta seda elatist ei saanud, sellepärast et ta ei suutnud tõendada, et need on tema tavapäraseks eluks vajalikud kulud.
Ja lisaks sellele oli seal muidugi ka varalised küsimused ehk tegelikult seal oli pooleli veel ühisvara jagamise vaidlus, mida ka arvestatakse. Aga jah, vastus on selline, et põhimõtteliselt on teatud tingimustel võimalik, et lahutatud abikaasa pöördub kohtusse, et saada ülalpidamist oma siis lahutatud abikaasalt. Aga need peavad olema vajalikud ja tõendatud kulud ja see abivajadus peab olema tekkinud olemas olnud juba selle abielu lahutamise ajal, mitte nii, et on, ütleme, 20 aastat inimesed lahutatud, nad on vahepeal abielnud uute inimestega, nüüd tekkis 20 aastat hiljem tekkis abivajadus ja nüüd ma otsin üles siis kõik oma lahus elava abikaasa ja lahutatud abikaasa ja nõuad neil kõikidelt enda ülalpidamist, et seda nõuda ei saa. Nii. Kas omavalitsusel on õigus määrata kindlaks, kui palju üks või teine laps on kohustatud tasuma ülalpidamiskohustusena vanema hooldekodu kulude eest või pigem tuleb jätta nii-öelda ühine kohustus ülalpidajatele, mida need siis omavahel vastavalt võimaluse jagavad. Et tegelikult, kuna seadus ütleb, et sama astme ülalpidajad vastutavad ikkagi osavõlgnikuna, aga selle suuruse sõltub iga siis võlgniku suurus, iga ülalpidaja osa suurus sõltub siis tema majanduslikust olukorrast ja sissetulekutest, siis põhimõtteliselt on võimalik ikkagi määrata täpselt ära, kes kui suures ulatuses ülalpidamist annab, mitte jätta seda lahtiseks, sest sellist otsust ei saa ka mitte kuidagi täita, et nad siis nagu omavahel siis jagaksid, et pigem ikkagi te teete ära majandusliku analüüsi, te tuvastate, et inimesel on sellised varad, sellised kohustused ja sellest tulenevalt on võimalik, et ta kannab seal 50 eurot, teine kannab 200 eurot ja sellise otsuse saab teha. Nii, kui isik ei ole nõus oma vara maha müüma, kas omavalitsus saab teda selleks kohustada? Ei saa. Kui inimene ei ole nõus oma vara müüma, siis nagu ma ütlesin, on põhimõtteliselt võimalik seda teostada ainult läbi eestkoste, juhul kui see eestkoste vajadus on, aga me ei saa teda muud moodi kui ainult kohtu kaudu. Ehk see tähendab seda, mis selle Valteri puhul alguses rääkisime, et kui tal on korter, ta ütleb, et ta ei ole nõus seda müüma, siis kohalik omavalitsus ikkagist, olles analüüsinud tema majanduslikku olukorda, ütleb, et tegelikult Valteril on vara, et endale ülalpidamist anda. Järelikult ma teen otsuse, et Valter kannab oma ülalpidamiskulud ise või maksab hooldekodutasud ise. Kui ta seda ei tee, siis ajutiselt kohalik omavalitsus võtab küll maksab nii-öelda nagu tema eest, et hooldekodu ees ei tekiks võlgnevust, mille tulemusena Valter sealt võib-olla välja arvataks. Ja siis ikkagist pöördub kohtusse ja nõuab kohtu kaudu Valterilt need kulud tagasi. Kohtu kaudu taotleb hagi tagamise korras, et sellele korterile seatakse kohtulik hüpoteek, mis tähendab seda, et kui see hagi rahuldatakse, kohaliku omavalitsuse nõue siis Valteri vastu nende hooldekodutasude maksmiseks, siis läbi selle on võimalik, et see korter müüakse maha ja sellest tasutakse kulud ehk täidetakse siis kohtuotsuste. Aga lihtsalt kuidagi sundida või Valteri eest seda teha muul viisil kui läbi eestkoste või volituse võimalik ei ole. Kui inimesele kuulub korter ja tasub hooldekodusse, siis kas KOV peaks jätma talle ka võimaluse tasuda korteri kulusid seni, kuni tekib võimalus korteri realiseerimiseks, et korteril ei tekiks võlgnevus? Tasuda korteri kulusid. Jah, no ega seal väga suurt vahet ei ole, eks, et kas tulemus on summa summarum sama. Ma kas teen otsuse, et tal on piisavalt raha, tal on korter ja see korter tuleb maha müüa, eks ole, ja ta peab nende eest ise kandma, siis kas ma kannan täies ulatuses kuni selle hetkeni Valteri, ma mõtlen, Valter on hea lihtsalt, kuna ta meil on siin, et ükskõik, kes ta siis on, et kuna oletame siis, et Valter, kes ütleb, et jah, et ma selle korteri realiseerin, et kas ma siis kohalik omavalitsus maksab siis kas täies ulatuses hooldekodutasu ja ikkagist nõuab hiljem Valterilt selle tagasi või ta võtab näiteks osaliselt kanda, et seal ei ole tegelikult suurt vahet, et sellepärast, et selle korteriga seotud võlgnevus tuleb niikuinii tagasi maksta siis, kui see korter ära müüakse versus see, et Valter maksab osaliselt nagu need korteritasud ja kohalik omavalitsus siis sellel perioodil
katab lihtsalt hooldekodutasudest suurema summa. Et põhimõtteliselt saab mõlemat pidi seda teha ja öeldagi, et okei, et kuni realiseerimiseni siis kantakse mingid, Valter kannab need, et ei tekiks võlgnevusteks ja sellest tulenevalt kohalik omavalitsus kannab suuremas osas hooldekodukulud, aga need kulud tuleb ikkagi Valteril hüvitada siis, kui see korter maha müüakse. Ükskõik, kas siis vabatahtlikult või siis läbi kohtuotsuseks. Nii, mida teha, kui kinkelepingut ei täideta või kui kinkeleping ei näidata, vabandust. Mida teha, kui kinkelepingut ei näidata või kui kinkeleping on tehtud inimesele, kellel pole piisavaid sissetulekuid juba eos? Kui Valter mõtleb ümber ja keeldub hooldekodusse minemast, kuna protsess valmistab talle ebamugav, aga ta ei saa siiski kodus hakkama. Mida teha, kui volitatud isik on sama, kellele vara kingiti ja ta keeldub koostööst? Jah, no on väga kehv lugu, jah. Ehk et kui kinkelepingut ei näidata, siis tegelikult sõltub kõik sellest, et kes saab kinkelepingust taganeda, on ju. Et kui Valter ise seda kinkelepingut ei näita, järelikult Valter ei taha sellest kinkelepingust taganeda ja ongi see olukord, kus praktiliselt ei olegi võimalik mitte midagi muud teha, kui siis üritada läbi kui siis läbi pankrotimenetluse, et see on nagu põhimõtteliselt ainukene võimalus. Ja kui Valter mõtleb ümber ja keeldub hooldekodusse minemast, kuna protsess valmistab talle ebamugavust, aga ta ei saa siiski ka kodus hakkama. Vot, et kuidas seda jõuga siis teenusele suunata. No see on väga keeruline küsimus, sest et ühelt poolt te peab inimesel olema tagatud väärikas vananemine, on ju, ja kui ta sinna minna siis ei taha, siis päeva lõpuks inimene vastutab ikkagi oma elu eest ise, eks, et sellest põhimõttest tuleb ka lähtuda. Et kui teda ei ole võimalik ikkagi kuidagi nii-öelda teda ära meelitada, et ta sinna hooldekodusse läheks ja siis teil on võimalik ainult pakkuda talle neid teenuseid, mida te saate pakkuda siis, koduteenus või mingi muu teenus, mida saate pakkuda sellisele inimesele, kes elab kodus. Et nii ta on, et päeva lõpuks see on ka oluline, et iga inimene vastutab oma elu eest ise, et selle eest ei vastuta sotsiaaltöötaja. Et juhul, kui on inimesele kõik võimalused välja pakutud, kuidas riik ja kohalik omavalitsus saab teda abistada ja abiks olla ja ta sellest keeldub, siis see on päeva lõpuks tema enda vastutus. Et nii ongi. Nii. Kas on õige rõhuda, et vanema kohustus väheneb, kui laps saab 18-aastaseks? Tänapäeval käivad 18-aastased veel gümnaasiumis. Jah, no see oleneb, jah, tegelikult ju seadus ütleb niimoodi, et seda, kui me räägime elatise maksmisest, siis elatist makstakse kuni 18-aastaseks saamiseni sellele vanemale, kellega laps koos elab. Nüüd seadus ütleb, et kui ta õpib edasi, siis on inimesel õigus saada elatist kuni 21 eluaastaseks saamiseni. Vahe on selles, et kuni täisealiseks saamiseni makstakse seda elatist, ütleme siis oletame Maria ema kontole, kellega laps koos elab. Kui ta saab 18, siis edasi ei ole kohustust maksta seda raha enam Maria kontole, vaid seda makstakse otse sellele lapsele, kes ütleb, et tal on selline abivajadus. Ehk et iga kord tuleb siis hinnata seda, kas näiteks selle sama näite puhul, kui meil on Maria ja tal on 2 last, oletame, et nad on täna alaealised, homme nad saavad täisealiseks. Täna me hindasime, et Maria tasub mingi osa oma sissetulekust selleks, et lapsi ülal pidada, oletame, et ta mingi osa saab isalt. Nüüd läheb aasta mööda, me saame teada, et need lapsed on täisealised. Nüüd on lihtsalt küsimus, et milline on nende ülalpidamisvajadus siis, kui nad saavad 18-aastaseks. Kas nad lähevad näiteks ise tööle kooli kõrvalt ja nendel ei ole ülalpidamisvajadust või juhul, kui nad ikkagi käivad koolis ja ka ema selgitab, et ikkagi ma pean neid ülal pidama kuni 21-aastaseni eluaastani, siis järelikult tuleb sellega arvestada. Et siis tuleb vaadata lihtsalt seda reaalset olukorda. Et mis saab sellel hetkel, kui inimene saab täisealiseks ja millised on tema vajadused ja kes need vajadused siis katab.
Nii, kas lapsed ja lapselapsed peavad täitma üheaegselt ülalpidamiskohustust? No ütleme nii, et seadus räägib sellest, et on väga kindel järjekord ja juhul, kui nii-öelda sama astme ülalpidajad seda kohustust täita ei saa, et alles siis läheb see üle sellele järgmisele astmele, on ju. Et potentsiaalselt, kui näiteks Maria ei saa maksta, aga tema lapsed saavad, siis me võiksime ja Margus saab ka ainult mingis osas, on ju, siis meie kaasuse näitel on ju, et siis on lihtsam aru saada, et siis me võiksime öelda, et jah, et siis maksavad lapselapsed ja üks lastest nagu samaaegselt. Aga sellist asja, et maksaks nii Maria kui nüüd tema alaealised lapsed, siis puhtalt nagu seaduse tõlgenduse kohaselt võiks öelda, et Maria lastele läheb see kohustus üle ainult siis ja sellises ulatuses, millal Maria ei ole võimeline, on ju, ülalpidamiskohustust täitma. Et võib ka nii juhtuda jah, et kui Maria täies ulatuses ei saa, siis osaliselt maksavad tema lapsed, kes on täisealised. Potentsiaalselt võib selline olukord tekkida, kuigi ma praktikas ühtegi ei tea. Nii. Kuidas kohtus tõestatakse, et vanem pole oma kohustusi täitnud? Kui vanem on lapsega koos elanud, aga on alkohoolik ja laps ei tunne, et kohustust on täidetud. Väga keeruline. Väga keeruline ehk, et noh, eelduslikult need on ikkagi täna juhtumid, kus lapsed olid lapsed, ütleme seal, ma ei tea, 90ndate lõpus või 80ndatel või mis tähendab, et väga keeruline ja võibki nii olla, et mingid nõuded jäävad rahuldamata puhtalt seetõttu, et ei ole võimalik tõendada. Kuidas tavaliselt tõendatakse? No näiteks, mis on praktikas, mida olen ma näinud, näiteks on inimene ei ole, inimesed on lahku läinud ja siis on mõistetud välja elatis, on olemas selline kohtuotsus, ma ei tea, aastast 90 või 80, kus on kohtuotsus, et võt inimene maksma elatist, siis on dokumentaalne tõend, et näed, et ta vabatahtlikult ei maksnud. Nüüd on küsimus, kas ta seda kohtuotsust täitis, et äkki ta ikkagi siis hakkas maksma, sellisel juhul ta ju täitis oma ülalpidamiskohustust. Aga on näiteks olemas ka, et ta ikkagi ei ole täitnud seda kohtuotsust ja sellisel juhul on pöördutud täituri juurde, siis on olemas paber selle kohta, et on täituri otsus, et on täitemenetlust algatatud. Et ütleme, et ülihea on see, kui on olemas mingisugused dokumentaalsed tõendid. Kui neid ei ole, siis on küsimus lihtsalt, kas on võimalik suuliselt tunnistajate ütlustega midagi tõendada, aga see on ka väga keeruline, sellepärast et ega kui just inimesed, ma ei tea, oletame, et seal on veel mingid kolmandad isikud, kes nägid reaalselt pealt seda, et ma ei tea, üks jõi, oletame, üks tarbis hästi palju alkoholi, tööl ta ei käinud, kogu ülalpidamine käiski siis teise vanema poolt ja ta on võimeline seda tõendama, siis see on tõend ja kohus siis hindab, kui usaldusväärne tõend see on, eks. Aga see, kas laps tundis ülalpidamist või mitte, vaat see on väga selles mõttes tricky, et ka täna me ju teame, et vanemate vahel on hästi palju elatise vaidlusi. See, mida lastele räägitakse, ei pruugi olla üldse see, mis on tegelikkus, on ju. Et hästi tihti me kuuleme, et lastele öeldakse, et näed, et sa ei saa uut mänguasja sellepärast, et su issi ei maksa nagu piisavalt raha, on ju. Mis tegelikult ei pruugi üldse tähendada seda, mida just lapsele öeldi ja millest temal tekkis tunne, et ahah, issi on paha, ta ei maksa mu emmele raha ja mina ei saa seda mänguasja. Olukord võis olla hoopiski midagi muud, tegelikult ikkagi isa täitis seda ülalpidamiskohustust, aga mingi emotsiooni ajal öeldi lapsele midagi sellist, lapsel tekkis mingisugune emotsioon ja tunnetus, et see ei pruugi üldse, ütleme, kohtus ei tähenda see mitte midagi, et ikkagi see peab olema tõendatud mingite dokumentaalsete tõenditega ja loomulikult see, kes ka ülalpidamist tahab saada, see peab ka siis tõendama, et ta tegelikult seda ülalpidamiskohustust ikkagi täitis. Ja. Kuidas tõestada KOV-ile teadaolevat infot, kui tugineme sellele, et pere on töötajatele teada mitukümmend aastat, siis mis on see põhjapanev tõestus, sotsiaaltöötaja sõna versus vanema sõna vastu?
sotsiaalselt näiteks vanema sõna vastu. Jah, no eelduslikult, täna me eeldame seda, et kogu info on olemas kuskil dokumenteeritud, on ju, ja see ongi see, miks see dokumenteerimiskohustus on. Kas ta on STAR või ta on nüüd mingisugune muu keskkond, aga täna tõenäoliselt selliseid juhtumeid, kus ütleme, et sotsiaaltöötajal on mingi info teada, mida ta ei ole mitte kuskile dokumenteeritud, ilmselt ma ei tea, kuidas see praktiliselt võib-olla see on võimalik, aga ma arvan, et täna pigem on see, et ikkagist on perekonna kohta mingisugused andmed ja neid on võimalik siis tagantjärgi kontrollida, kui need on nüüd, kui see tõesti juhtum, mis toimus 30 aastat tagasi, jah, siis see ongi, siis midagi ei olegi teha. Ma ütlen, et kahjuks need olukorrad, mis täna kohtus on tõenäoliselt, need olukorrad juhtusid mitukümmend aastat tagasi ja siis tõesti oligi see tõenduslik pool võibki jääda väga kesiseks, mille tulemusel võib-olla sünnivad ebaõiglased lahendused. Et nii see on, et kohtunikud saavad teha ka oma otsuseid ainult selle pinnalt, mida on neile esitatud ja mida nad siis loevad tõendatuks või mitte. Et selle tõttu jah, võib olla neid olukordi, mis ongi ebaõiglased. Jah. Palun selgitada veel, et kui kohus vabastab Marguse ülalpidamiskohustusest, siis koos selle otsusega vabanevad Maria lapsed ülalpidamiskohustusest. Jah. Nii, ehk et kohus saab vabastada ülalpidamiskohustusest perekonnaseaduse paragrahv 103 alusel näiteks sellises olukorras, kus Margus on ära tõendanud, et Valter ei osalenud tema ülalpidamises või näiteks, et tema see abivajadus on üksnes tema alkoholismi tõttu tekkinud, mis tõttu ja seal on neid aluseid tegelikult veel, mida ma peast kõik ei mäleta, mille tõttu kohus võib öelda, et ma vabastan ja sellest tulenevalt, kui tavaliselt läheb see ülalpidamiskohustus üle nüüd astmetes järgmisele inimesele, siis juhul, kui kohus vabastab ja ütleb, et äärmiselt ebaõiglane on nõuda Valteri ülalpidamist üldse, siis ei saa seda kohustust tekkida ka Maria lastelastel või Maria lastel ehk et Valteri lastelastel. Et see on nende kahe perekonnaseadus paragrahv 102, mis räägib üksnes sellest, et inimese majanduslik seisund on selline, mis ei võimalda ülalpidamise andmist, millisel juhul me kohe automaatselt vaatame järgmisele astmele, et kas oletame, et Martal, Marial, Margusel kellelgi ei ole võimalik ülalpidamist anda, siis me vaatame neid täisealiseks saanud lapselapsi ja kohustus läheb neile üle. Kui nüüd on Margus või tähendab, kui nüüd on selline olukord, et kohus on vabastanud, siis järelikult see tähendab seda, et Valter on käitunud sellisel viisil, mis tõttu ei ole kelleltki õigustatud nõuda välja temalt ülalpidamist, tema suhtes ülalpidamiskohustuse täitmist. Et sellisel juhul need ei lähe üle järgmisele astmele. Kui isik ütleb, et talle ei saa panna lisakohustusi, sest tema heaolu väheneb muidu. Kes olen mina ütlemaks, et ta ei pea näiteks käima ülikallitel reisidel ja maksku selle asemel oma vanema hooldekodu eest, kui ta ise ütleb, et see on tema heaolu jaoks vajalik. Vot sellisel juhul, kui teie hindate, et põhimõtteliselt on tal niivõrd suur sissetulek ja varaline seisund, et ta saab Valteri ülalpidamiskohustust täita, kui ta ütleb, et talle meeldivad ülikallid reisid, siis sellisel juhul ma teeks ikka kohaliku omavalitsusena otsuse, et ta peab ülalpidamiskohustust täitma. Kui ta leiab, et see on tema suhtes ebaõiglane, siis ta võib pöörduda selleks kohtusse ja kohus siis hindab, et millised kulud on siis põhjendatud ja millised mitte ja kas tõesti tema majanduslik olukord ja tema enda vajadused on niivõrd suured, et ta ei saa seda 100 eurot või 50 eurot või mis iganes on seal antud juhul jutt, on ju, et seda maksta. Et ma arvan, et kõik need jutud, et mul on vaja, nagu me oleme, kuna ma olen ka sotsiaaltöötajaid varemast selle sama teemal koolitanud, siis on hästi palju näiteid toodud, et öeldakse, et meil on siin kunstripsmed on mulle hädavajalik, minu inimõigus on ju ja kõik muu, et sellisel juhul ikkagist kohalik omavalitsus peaks selle otsuse tegema ja las nad siis vaidlevad päeva lõpuks kohtus, mis on vajalik ja mis ei ole. KOV võib otsuse teha, et ülalpidamiskohustusega isikul on kohustus maksta
aga kui nad seda kohustust ei täida, jah, kui nad kohustust ei täida, siis järelikult te lähete kohtusse ja kohtu kaudu nõuate selle kohustuse täitmist selles mõttes, et kõigepealt teete otsuse, et keegi ülalpidamiskohustusega isikutest peab täitma sellises ulatuses kohustust. Kui ta seda ei tee, siis ilmselgelt selleks, et vanainimest kuskilt teenuselt ära ei võetaks või hooldekodust ära ei aetaks, siis te ajutiselt maksate need hooldekodukulud või muu teenusekulud ise kinni ja siis pöördute kohtusse selle inimese vastu, kes seda otsust ei täida, käsundite asjaajamise sätete alusel, kuna te olete täitnud tegelikult kolmanda isiku eest tema kohustuse, siis on võimalik kohtu kaudu need kulud välja mõista. Nii. Kui ainult üks laps Margus vabastatakse, sest teda ei kasvatatud, siis nii-öelda järgmine ring Maria lapsed ei jää ülalpidamiskohustuseta. Ütleme, selles mõttes võib erinevus olla, et oletame, et Margus, oletame, et nad on kõik eri vanuses, et neil on seal 10 aastat vanuse vahe. Siis potentsiaalselt võib selline olukord juhtuda, et tekkida, et Margus vabastatakse näiteks seetõttu, et isa just nimelt nagu tema ülalpidamisel. Oletame, et enne Marta ja Maria sündisid, nad perekond elas õnnelikult koos. Margus sündis juba siis, kui tegelikult abielu oli lahutatud ja kuidagi juhtus see pool kogemata. Valter läks ära, elatist mitte kunagi talle ei maksnud, siis põhimõtteliselt on võimalik niimoodi, et Margus vabastatakse ja kui temal on potentsiaalselt lapsi, kui Margusel oleks siin veel mingid lapsed, on ju, 3 last, oletame, siis Margus ja tema liin jääks puhtaks, Margus ja lapselapsed ei peaks maksma. Aga kui Maria näiteks ja Marta on hoopis nagu teistsugused või antud juhul Maria, sest Marta me oleme juba vabastanud, kui Maria kasvas ikkagi selles kodus, kus Valter ka panustas, siis Maria ja tema lapsed ei vabane sellest, et need võivad jällegist olla nagu erinevad olukorrad faktiliselt, et seetõttu need faktilisi asjaolusid peab alati eraldi hindama, siis mis need on, eks. Nii. Kas ametnikul on õigus küsida pereliikmetelt pangakonto väljavõtteid tõendamiseks, et isik ei suuda oma ülalpidamiskohustust täita? Ma ütleks jah, et teie saategi ju selgitada, et on tekkinud selline olukord, et on vaja maksta sellises suuruses raha. Kui inimene ütleb, et tal ei ole seda majanduslikku võimekust, siis see inimene peab tõendama teile, et tal tõesti seda ei ole. Ja sellisel juhul, kui ma ütleks, et kui ta jätab selle esitamata, siis järelikult ma saan järeldada, et ta ei ole tõendanud, et tal see maksmise võimekus puudub ja ma teen otsuse tema suhtes, et ta peab osaliselt seda hooldekodutasu maksma. Siis mina tänan teid. Mul oli väga põnev. Ma loodan, et teil oli ka ja te saite sellest miskitki kasu. Aitäh!